Peale mullaportaali sisselogimist avaneb teile siis kaardiaken, mille siis parempoolses osas on kogu siis mullaportaali juhtimise keskkond. Esimeses, kõige ülemises jaotises, kus on aluskaart, saate siis valida erinevate aluskaartide vahel. Üheks vaikeväärtuseks on siis hübriidkaart ortofotoga. Saate vahetada seda ka hallkaardi vastu ja mullastikukaardi aluskaardi vastu samamoodi, aga seda on siis mõistlik teha ainult põllutasandi vaates, et väiksemas vaates mullastiku rasterkaarti teile lihtsalt ei näidata. Nüüd järgmises jaotises, kus on siis portaali alateemad, mille vaikeväärtus omakorda on siis mullaproovid, on esimene jaotis. Järgmine on mullakaardid, tarbekaardid, statistikamoodul, soovituste moodul ja satelliitpiltide puhul siis NDVI indeksi või siis satelliitpildi enda vaatamise moodul. Mullaproove näidatakse teile viimase jooksva aasta võetud proovide kaudu, et alati on aktiivne kõige viimane proovi aasta. Antud juhul on siis Viljandi katsekeskusest METK võtnud proovid ka 2026. aastal. Neid aastate kaupa saate siis vastavalt oma vajadusele proove sisse välja lülitada. Saate valiku teha, et vali kõik prooviaastad, selle tühistada, nii nagu teil just parasjagu vaja on. Enamasti siiski vaatate te proove tõenäoliselt ühe proovivõtu aasta kaupa selleks, et säiliks selgem ülevaade. Nüüd, kui suuremas vaates te klikite massiivil või mille kohta te proove tahate tabelkujul näiteks vaadata, siis on teil võimalik avanevas aknas teha lisavalikuid. Te saate vaadata siis kõiki aastaid koos ja korraga, kus selle massiivi pealt on siis proovid kogutud või teha vastavalt siis piiratud valiku konkreetse proovivõtu aasta kohta. Sedasama tabelivaadet tabelkujul on võimalik siis neid andmeid alla laadida Exceli failina ja on võimalik neid siis alla laadida ka ruumiandmetena, shapefailina, GeoJSONina või siis veel kord tabeli vaatest CSV failina või KML failina. Seda allalaadimist ei pea tegema ühe massiivi kaupa, seda saab teha ka siis valitud proovi aasta, mis teil siin on valitud, kogu andmete kaupa saate alla laadida sellest vahejaotisest. Ka siin on täpselt samad valikud, et kas siis shapefailina, Exceli failina, GeoJSONi, CSV või KML failina, nagu teil parasjagu peaks vaja olema. Lisaks siis proovipunktide kuvamisele saab kaardiväljale välja kuvada ka jaotisest proovipunktide kihi juures laboratoorselt siis analüüsitud elementide väärtusi, olgu selleks siis mullareaktsioon ja sageli on seda ka hea vaadata teise alamteemaga koos. Näiteks kui me läheme alamteema juurde tarbekaardid ja valime siia siis mullareaktsiooni aluskaardi, siis samal ajal elemendi mõõdetud väärtusega näeme me ka siis selle suuremat jaotist siis vahemikgruppidena. Nii et sellised lisavõimalused siis ka. Siin ei tohi siis ära unustada seda, et igas jaotises tuleb enda tehtud valikud siis kas tühistada või siis neid muuta vastavalt, et nad ei jääks segama teiste valikute puhul. Et kui tarbekaartide juurde tagasi minna, valime näiteks lubjatarbekaardi ja kui teil peaks olema vajadus seda tarbekaarti siis samamoodi alla laadida kas faili kujul, on seda võimalik teha shapefailina
või tahate seda kaardivaadet säilitada kas iseendale või jagada seda kas PRIAga või kellegi teisega, siis sellest ekraani vaatest, mis te parasjagu endale siia olete suurendanud, vähendanud ja endale ette seadnud, siis nupuga salvesta praegune vaade PDF-iks, genereeritakse teile PDF aluskaart, saate selle säilitada enda arvutis või siis jagada seda, kellega parasjagu vaja on. Jällegi rõhutan seda, et peale siis enda siit alateemast lahkudes on otstarbekas kindlasti need valikud tühistada. Teine valik mullaproovide järel on mullakaartide valik. Siin te saate siis vaadata lõimiseid. Te saate selle kohta koostada statistilise ülevaate massiivide lõikes, arvutada siin statistika ja tabeliga vastavalt alla laadida, samamoodi nagu see toimus teil PDF-failiga ja seda tabelit saate siis salvestada enda arvutisse, hiljem hoiustada või jällegi jagada, kellega vaja. Et massiivi kaupa on siis kõik esinenud elementide või esinenud lõimiste osa siis hektarite kaupa välja toodud. Jällegi rõhutan, lähtestage enda tehtud valik. Järgmine osa on niiskusrežiimi kaart, mida siis saate vaadata, on potentsiaalse erosiooni alajaotiste kaart ja on kasutussobivuste kaardid. Iga siis selle põllu kohta on siis kultuuride lõikes saate vaadata, et kas antud kohas ühe või teise kultuuri kasvatamiseks on hea, halb või keskmine sobivus. Järgmine jaotis, mida vaadata, on siis statistikamoodul. Statistika-moodulis saate uuema uuendusena vaadata indekseid, kaltsium-kaaliumi suhet ja kaltsiumi-magneesiumi suhtarvu. Ja saate siis ka põhielementide muutust erineva kahe viimase proovivõtu ringi vahel arvutada. Et kui me jätame siin näiteks kaaliumi muutuse aktiivseks ja vajutame nuppu kuva muutus, siis sellises lihtmeetodil näidatakse teile siin iga massiivi lõikes rohelise ja punase tooniga, et kas siis on toimunud massiivi keskmiselt elemendi vähenemine või siis suurenemine. Te saate siin klikkides jõuda kiiresti siis ühe või teise põlluni tagasi. Nüüd on võimalik lasta süsteemil välja arvutada ka detailvaade ja kui siin detailvaate jaoks samamoodi võtame kuva muutus ja kuva detailsemad andmed, seda siis just nimelt massiivi tasandil on parem jälgida. See arvutus tehakse jooksvalt, laivis nii-öelda ja see võtab veidikene aega, seetõttu olge kannatlikud. Aga teatud juhtudel võib see olla väga ülevaatlik, mis näitab, et põllu erinevates osades toimunud muutusi ja teil on selge ülevaade, milliseid tegevusi peaksite te tegema, et selle massiivi olukorda siis muuta. Et liikudes siis sellel põllul hiirega, siis siin parempoolses jaotises on ka näha, et siis kas elementide väärtuse keskmine kahe ringi vahel on siis vähenenud või suurenenud, nii et ka suhteliselt väikesel alal võivad olla erinevused teinekord üllatavalt suured, et siis tasub otsida siit neid vastuseid
ja hiljem oma tegevustes põhjuseid, miks see nii on.